tere tulemast Eesti Noortekirjanduse kanalile. Käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari ja täna on külas Liis Lõhmus. tere, Liis! tere, aitäh kutsumast. See on väga tore, et sa tulid. Selline noor värske kirjanik, kes on kirjutanud just raamatu. Raamatu pealkiri on Hirmuta nähtav ja ma saan aru, et see on siis selline eneseleidmise lugu. Kuidas sa kirjutamise juurde jõudsid? Kas sa oled Mm, alati kirjutanud? selles mõttes jah, et ma vist juba enne 10. eluaastat seal esimesi sellise muinasjutu vormis lugusid hakkasin kokku kirjutama ja siis andsin need oma pereliikmetele lugeda ja siis sealt see kuidagi hakkas kasvama, et eriti kui ma nägin, et see on nagu niivõrd vaba ja loominguline protsess, et ma võin nagu luua ükskõik mida, et kujutada ükskõik milliseid tegelasi ükskõik millistes maailmades, et see nagu kohe haaras mind kaasa ja siis, kui ma vanemaks sain, siis ma hakkasin veel märkama, et ma ei saa ainult luua neid lugusid, vaid ma saan nende kaudu ka edastada mingeid sõnumeid lugejatele. et just siis muutus see eriti tähenduslikuks, et ma saan oma sõnade kaudu ka mingit sellist väärtuslikku tähendust edasi anda. et aga selles mõttes jah, et see hakkas juba hästi varakult tulema ja siis on siin tõusude-mõõnadega läbi aastate olnud ja kasvanud, nii et jah. Siis ma saan aru, et olgu, et sul on üks raamat, aga tegelikult sahtel on pungil mingisugustest teistest salapärastest lugudest. Kas vastab tõele? ei, selles mõttes, eks ikka on kogunenud neid läbi aastate, aga mitte, et need kõik muidugi enam alles oleksid, aga igasuguseid katsetusi on ikka tehtud, et aga just nagu raamatu vormis neid katsetusi on olnud võib-olla no pigem nagu vähem, et selliseid väiksemate lugude vormis neid on nagu rohkem või ka mingeid selliseid vabaluule kirjutisi näiteks. Ma saan aru, et sa oled erinevate žanritega katsetanud. Kas sul on juba tekkinud eelistused, et kas mõned on sinu meelest lihtsamad või tulevad sulle lihtsamad? Minul on näiteks niimoodi, et minu jaoks lühikest asja on oluliselt raskem kirjutada kui pikemat asja. Et see on selline kummaline paradoks, et justkui tundub nagu vastupidi. Kuidas sul on? Kas see raamat tuli nagu lihtsalt või see tuli pigem nagu raskelt? ma ütleks, et see tuli nii lihtsalt kui raskelt, sellepärast, sest ka need teemad, mida ma seal käsitlen, on ka väga selles mõttes pooleldi isikliku taustaga, mitte nii otsesõnu, aga ma olen põiminud sinna hästi palju selliseid isiklikke läbielamisi, isiklikke tundeid, et mitte just nagu üks-ühele nende situatsioonidega, aga sealt väga palju nagu ma nagu kandsin sinna edasi iseenda iseloomu, iseenda mingeid tundmusi, mida ma olen ühes või teises olukorras kogenud ja lihtsalt siis asetasin need nagu teise olukorda. et selles mõttes see nagu andis sellise veidi sügavama ja ka emotsionaalses mõttes võib-olla raskema mõõtme sellele protsessile juurde. ja oli aegu, kus kirjutamine väga kohe voolas ja kus ma nagu võtsingi ja aegu, kus ma kirjutasin võib-olla üks lause päevas, et ma tegin endale lubaduse, et kirjuta iga päev vähemalt midagi, et olgu siis tuleb parasjagu mõni lause või terve lõik, et ma selles mõttes võtsin endalt ka selle pinge maha, et tuleb nii palju nagu tuleb, et vähemalt iga päev tule kohale, pühendu sellele ja siis liigu nagu sealt vaikselt edasi. et jah, selline oli see protsess. Kas ma julgen küsida, et kaua sul läks selle raamatu peale? Et ma olen siin rääkinud erinevate kirjanikega, et Mhm. mõni ütleb, et oh jaa, ma mökutasin 10 aastat, et see tuli väga kaugelt, mul oli see mõte juba ammu. Ja teised ütlevad, et ah, ei olnud midagi, et ma vaatasin, et siin mingi konkurssi või see või teine tähtaeg läheneb, et istusin maha, hakkasin kirjutama, tegin ära, sest et tähtaeg on. Et kuidas kaua see sul aega võttis? Ajaliselt mul võttis võib-olla vähem kui pool aastat, ma arvan, võib-olla viis, 5 kuud võib-olla umbes, aga kindlasti vähem kui pool aastat, ma ütleks, et selles mõttes kindlasti võib-olla oleks ka kiiremini läinud, aga ma võtsingi nagu hästi-hästi rahulikult, et ja selles mõttes mul see lugu nagu ise ilusti voolas, et sellega mul nagu mingeid sellist takerdumist ei tekkinud, et mul mõnes mõttes see idee oli minus juba
kaua nii-öelda küpsenud ja siis niimoodi vaikselt hakkas seda väljundit leidma, nii et aga jah, et enne kui see nüüd lõpuks avaldamiseni jõudis, et siis see mul ikka seisis ka päris pikalt, nii et jah, et mõnes mõttes see oleks nagu ammune teos juba, mis alles nüüd sai siis avalikuks, et jah. et sa oled peategelasele pannud sellise kuidas ma ütlen, sellise väga lootusrikka nime Aurora. Kuidas sa näiteks nimesid leiad oma tegelastele või kuidas sul üldse need tegelased tekivad raamatutesse? Et ma saan aru, et praegult sa küll kasutad iseennast natukene, aga noh, siiski ega kõik tegelased ei saa ju olla sina. Selles mõttes muidugi kõik tegelased ei ole mina, aga ma ikkagi ka väga palju haagin nii-öelda neid ka päris inimest või päris elulisi selliseid aspekte oma tegelaste külge, et ongi mingid inimesed, kellega ma olen näiteks lähedamalt kontaktis, et just nagu nendega nende omadusi ma olen mõnedesse tegelastesse üle kandnud, aga nimede puhul, nimed tulevad pigem suht juhuslikult, et umbes esimene, mis pähe tuleb. aga selle Auroraga, see tuli vist ka juhuslikult, aga siis ma alles nagu hiljem sain aru, et see on tegelikult nagu hästi tähenduslik ja ma saan selle, selle looga nagu veel tähenduslikumaks teha, nii et, aga selles mõttes ma nimede üle väga pikalt ei hakka mõtlema, et umbes see, mis esimesena pähe tuleb ja sealt lähen edasi. Kunagi ma lugesin, et Balzacil oli selline kartoteek, kus tal olid kõik jumalast tegelased kirjas, nimed, mis nende suguvõsa on, mis riideid need kannavad, kus nad elavad, kõik see. kas sul on ka midagi sellist tekkimas või sa iga kord alustad niimoodi nullist ja puhtalt lehelt? hoiad sa kuskil mingisuguseid kirjanike märkmeid, asju, mida sa märkad, tundub, et võiks kuskil saada kasutada? on sul selline koht? ei, eraldi kohta ei ole, et võib-olla väga aeg-ajalt ma nagu, kui ma märkan, et tuleb mingi mõte pähe, siis ma lihtsalt kuskile telefoni märkmetesse panen endale kirja, aga niimoodi eraldi ma nagu midagi hoiustama ei hakka, aga nüüd ma ikka märkan, et peaks seda rohkem tegema, et ma näen, et sellised hästi head, sellised välgatused tulevadki lihtsalt argielu elades, et ja kui sa oled nagu ka hästi tähelepanelik ka teiste inimestega suheldes või mingites olukordades olles, et siis sa hakkad neid väikeseid detaile nagu tähele panema ja sealt sa saad nagu iseenda jaoks neid lahti mõtestada näiteks mingite tundmuste kaudu. et ma arvan, et üks asi, mis kindlasti seda kirjutamisprotsessi aitab, on see, et olla nagu igapäevaelus hästi tähelepanelik, et mida ma parasjagu kogen või mida teised inimesed ühes teises olukorras kogevad, et seda kõike nagu sa saad ka nagu selliseks, no eriti just noortekirjanduses nagu selliseks reaalsuseks põimida, et siis sa nagu tood seda inimest, seda päris inimlikkust lugudesse. jah, et ma ei tea, kas ma nüüd vastasin otse küsimusele, aga põhimõtteliselt jah, et võib-olla selline väike nipp, et olla nagu päriselus hästi tähelepanelik ja siis kasvõi saab kohe nagu telefoni võtta ja märkmetesse kirja panna, et seda ma olen nagu teinud ja hakkan nüüd nagu rohkem tegema, et oled näiteks ise mingis olukorras ja siis sa märkad, et mida sa parasjagu koged või tunned ja siis sa paned selle kirja ja siis ma olen neid ka hiljem nagu kasutanud, nii et jah. Et seda sinu raamatut Hirmuta nähtav, seda on kiidetud just selle sellise psühholoogilise tausta poolest, et kas sa tegid noh, lisaks sellele, et sa kasutad oma kogemustega, kas sa ka uurisid neid teemasid kuidagi rohkem süvitsi, ma ei tea, guugeldasid, käisid, lugesid mingisuguseid raamatuid, teed sa oma nende lugudega ka mingit sellist taustatööd? Ei, selle jaoks ma ei teinud mitte mingit taustatööd, et ma läksingi nagu täielikult enda kogemuse põhjalt ja muidugi ka selle põhjalt, mida ma olen ise märganud ja tähele pannud, et see ongi nagu seesama tähelepanelikkus, millest ma rääkisin. et ma muidugi noh, tagantjärgi võib-olla oleks nagu hea veel, tundub nagu hea idee, et ise ka veel midagi juurde lugeda. et aga selle puhul ma seda ei teinud, et ma nagu läksin täielikult selle pealt, mida ma olen ise kogenud ja mida ma olen nagu ka hästi palju teiste inimeste läbi elatutes märganud või mida ma olen kellelgi kuulnud näiteks. et sealt ma nagu olen need killud ka läbi aastate nagu ühildanud.
ja selles mõttes mul on nagu hea meel, et kui see andis sellise ilusa tervikliku ja tõetruu pildi, nii et pigem ma kindlasti soovitan alati mingit taustauuringut teha. aga kuna mul oli see hästi ka nagu isiklikult seotud, et siis ma nagu lihtsalt läksin nagu selle pealt eelkõige. See oli vist Ursula K. Le Guin, kes ütles, et inimene peaks alati kirjutama sellest, mida ta teab ja kunagi ei Mhm. tohi unustada seda, et ta kogemata võib väga palju teada võlukeppidest ja draakonitest. Mhm. et ma saan aru, et selles muidugi tausta uurida on väga keeruline, aga samas jah, iga inimene on ekspert, siis kirjutab sellest, Mhm. mis ta teab. Milliseid raamatuid sa ise loed ja kas sa tunned, et need ka mõjutavad seda, kuidas sa kirjutad? Jaa, absoluutselt, et kindlasti soovitan igaühele, et kes tahab ka kirjaniku teega alustada, et absoluutselt lugeda erinevaid raamatuid või siis just sellest žanrist, millele sa tahad pühenduda. et no ma praegu niivõrd enam ei loe, aga nooremana ma ka lugesin hästi palju noorteraamatuid, eriti just Eesti kirjanikelt. et aga selles mõttes ma ikka olen nagu seda enda stiili ka välja arendanud. et ma pigem julgustan igaüht, et pigem nagu inspireeru sellest, mis nagu, mida nagu sina tahad väljendada, et mis on see sinu originaalne lähenemine ja siis nagu ühilda see sellise aktiivse käesoleva kontekstiga, mis sa näed näiteks mingite ühiskonnas olevate probleemide puhul, et siis sa nagu saad selle, selle enda originaalsuse ühildada ka sellega, millest nagu päriselt parasjagu kirjutama peaks, et mida selles mõttes näiteks noored või inimesed vajavad, aga jah, et ma lugesin ka palju ja kindlasti see on mind aidanud ka väga palju sõnavara ja sellise mingi alateadliku sellise või mingi selline nagu alateadliku mõjutuse poolelt kindlasti, nii et jah, et ma kindlasti soovitan väga rohkelt ikka ise lugeda, tähele panna, millised teemad on aktiivsed, mis raamatud inimestele peale lähevad ja siis eriti ühildada see ka just nende aktiivsete teemadega, mis parasjagu ühiskonnas aktiivsed on, nii ja et väga, see on väga niisugune intrigeeriv. Mhm. Mis sinu jaoks praegu tundub, et noortekirjanduses on see nii-öelda aktiivne teema? No selles mõttes, nagu ma alguses ka rääkisin, et lugudel, sõnadel on väga suur sellise sõnumi edastamise võime, et ikkagi eriti just nooremad inimesed, nad on kindlasti selles mõttes palju haavatavamad. et ma nagu ise tajusin ka kirjutades seda vastutust, mis minul kirjutajana on, et nagu mida ma tahan päriselt noortele edastada ja ma arvan, et praegusel ajal noored vajaksid noh, eriti just kuna vaimse tervise probleemid on hästi aktiivsed ja noortel inimestel on väga raske, siis ma ise tahaksin anda noortele oma lugudega just nagu lootust juurde. et ma nagu kõnetaksin neid aktiivseid probleeme läbi lugude ja samal ajal ma ka lõpetaksin need lood sellisel toonil, mis annavad mingit nõu või mingit sellist lootust juurde. aga ma ise leian, et võib-olla natuke liiga palju kirjutatakse ka sellist noorteraamatutes hästi sellisest noh, alkoholist, pidutsemisest ja kõigest sellest, et ma nagu ise täielikult tahaksin sellest hoiduda, et ma ei tahaks nagu veel nagu võimendada pigem seda kultuuri, vaid anda hoopis täiesti mingi selline teine perspektiiv just noortele inimestele. ja siis ongi see võti, et kuidas siis, või tähendab see väike mõttekoht, et kuidas teha seda nii, et see oleks noortele ikka selline huvitav, kõnetav, aga et samas ma ka juhiksin neid sellisesse terviklikumasse kohta, et mind ka väga kurvastab need artiklid, mis eriti praegu noorte inimeste vaimsest tervisest ringlevad, et tundub, et selles mõttes, et olukord on väga hulluks läinud ja ma ise nagu näen seda võimalust, kuidas ma
saaksin panustada, et võib-olla keegi loeb ja võib-olla ta hakkab millelegi teisiti vaatama või see annab talle seda vajaminevat lootust juurde, et ikkagi edasi liikuda igas päevas ikkagi rõõmu leida, nii et ma selles mõttes ütleks, et see on praegu see kõige kõnetavam teema ja see annab ka sellise hoopis uue vastutuse kindlasti kirjanikuna. Sina selles oma raamatus Hirmuta nähtav oled valinud sellise, noh, ma ütleks, et vist peaaegu igavikulise teema, et see eneseleidmise küsimus, et see, noh, see on midagi, mis nagu tegelikult vist kunagi ei aegu. Mhm. et kas sa praegult näed, et sul on tekkimas sellised lemmikteemad, kas sa oled selle teema nagu enda jaoks juba noh, nii-öelda välja kirjutanud või on loota, et tuleb veel mõni selline raamat, kus sa sellel samal teemal veel natukene mõtiskled? Jaa, absoluutselt, et ma tahan seda teemat kindlasti ka tulevikuteostesse põimida lihtsalt natukene jälle teise nurga alt ja ikkagi ka luua selline noortele kõnetav probleemsituatsioon, et neil oleks ka huvitav lugeda. aga jah, ma arvan, et neid igavikulisi teemasid on alati hea sisse tuua, sest jällegi need ei aegu mitte kunagi ja ning jah, et kui neid saab igas loos sellise hea noodiga lõpetada, et siis ma arvan, et see on ka kõige suurem panus, mida noortele anda. Ma haistan siin, et sa oled õnnelike lõppude armastaja, vist oled, eks? muinasjutud juba ka vihjavad sellele. ei no selles mõttes mulle meeldivad ka väga sellised kurvad ja nostalgilised lood, et mulle meeldib nagu seda kurba ja sellist kurbust ja õnnelikkust nagu omavahel nagu põimida, et see on nagu selline äh, võib-olla sellise kurbkauni lõpuga lugu, et ma nüüd päris sellistest ainult, ma ei tea, ükssarvikutest ja lilledest ei taha nagu kirjutada, et ongi, ma tahan nagu kirjutada nii, et see paneks inimesi sügavalt mõtlema, aga et nad tuleksid sellest, kui nad nagu panevad raamatu kinni, et siis nad nagu tunneksid, et, et ma nagu liigun hoopis teistsuguse tundega oma päevas edasi või et ma sain sellest raamatust midagi väärtuslikku, mitte see, et nad panevad raamatu kinni, nad tunnevad, et elu on nii mõttetu, kõik on nii hall ja igav ja et nagu eriti noorte puhul, et nemad on nagu tõesti ähm, palju nagu haavatavamad, et kindlasti, et kuidas me nagu neid mõjutame ja kuidas siis need teosed lõpevad. et see on minu arvates ka oluline. Me tavaliselt, kui see intervjuu hakkab lõppema, siis küsin selle küsimuse, et mida sa annaksid nõuandena edasi mõnele sellisele alustavale kirjanikule, kes tahaks kirjutada ja kes tunneb, et noh, ta võib-olla veel ei julge või ah, mis nüüd mina, et selles mõttes sinu käest on seda hea küsida, sest et sa oled just väga värskelt selle teekonna läbi teinud. et on sul mõni selline nõuanne või nipp, mis teeks sama kirjanikuks saamise kellelegi järgmisele lihtsamaks? oi jah, et eks neid tippe on palju, aga ma kindlasti ütleksin peamisena selle, et see, mis ma ka natuke juba puudutasin, et julge välja arendada omaenda stiili, et sa ei pea nagu kartma, et oi, et ma kirjutan kuidagi nagu veidralt või teistmoodi, et kui sa tunned, et midagi sinust tahab just nii end väljendada, nagu see tahab, et siis luba sellel esile tulla ja ära karda seda oma originaalsust sisse tuua. ja samal ajal tuleb ka see ühildada äh, sellisena ma ütleks ikkagi sellise ühiskondliku fooniga, ehk siis jällegi see, et kuidas noored või teised lugejad seda reaalselt vastu võtavad, kuidas nad mõistavad su sõnumit, et su väljendusviis oleks ka neile arusaadav. et kindlasti ja kindlasti see.
ja muidugi, et ära karda läbikukkumist. et kui sa saad haiget või tunned, et tagasiside ei olnud kõige parem kellegi poolt, siis ära anna kunagi alla, et alati naase selle juurde tagasi, et mul oli ka kindlasti väga palju seda, kus ma tundsin, et ei, ikka minust vist ei saa kirjanikku või ma ei tea, et kuidagi sellist allaandmise tunnet tuli väga palju. ja siis ongi jälle, et sa käid nagu selle koha läbi, leiad selle lootuse jälle üles ja ikkagi, kui sa midagi nagu väga armastad, siis sa ei saa sellest niisama loobuda. et kindlasti hoia seda usku iseendasse ja kui sa tunned, et sul on midagi olulist jagada, siis leia see julgus teha seda enda unikaalsel viisil. ja muidugi on hea ka tunnetada, et mis teemad parasjagu vajaksid kirjutamist või mis kõnetaksid lugejaid. et nagu kui need kaks omavahel ühildada ja siis protsessi käigus nagu õppida, et kuidas siis ka kirjutada nii, et ma oleksin teistele, minu sõnum on nagu mõistetav, et siis ma arvan, et see on kindlasti üks peamine, aga kindlasti ära karda alustada ja lihtsalt hakka kirjutama ja ülejäänud kõik juba tuleb. väga, väga ilus mõte, millega lõpetada, aga ma nüüd ei saa ma pean küsima, et kas sul on mingisugune järgmine raamat juba kirjutamisel ja kas sa oskad pakkuda näiteks kas või töö pealkirja, et oleks, mida oodata? jah, tegelikult kirjutamisel on küll, ja see on tegelikult ka üks teos, mida ma tegelikult alustasin, millega ma alustasin juba noh, nüüd ikka juba mitu aastat tagasi, mis jälle jäi niimoodi soiku ja mille ma nüüd jälle ette võtan ja see on praegu läbimas põhjalikku uuenduskuuri, et päris pealkirja ma veel ei oska öelda. aga igatahes, et lootus on, et on tulemas jah, ma vist muud ei oska praegu selle kohta öelda, et see on natuke veel päris poolik see protsess, nii et aga kindlasti tulevikus tahaksin veel kirjutada, et ma praegu tunnen, et nii-öelda minu sees elab vähemalt veel kaks lugu, mis ootavad seda oma õiget aega ja oma seda väljendust. nii et ma olen ka väga-väga põnevil, et kuidas ma ise vahepeal arenen, kuidas mu võib-olla stiil vahepeal areneb ja, ja mida ma siis õpin juurde, et kuidas nagu veel kanda neid sõnumeid edasi, mida ma tahan kanda, et ja kuidas nagu päriselt lugejateni jõuda ja neid eelkõige positiivselt ja lootusega mõjutada. head uudised, ma arvan, et see on väga Mhm. hea koht lõpetamiseks ma Mhm. soovin sulle edu ja Aitäh. jälgin huviga, ootan Mhm. ja aitäh, et sa leidsid aega. suur tänu.